tere, Jaanika! Tere, Mihkel! Räägi natuke endast, kes sa oled, mida sa teed ja miks me peame sind täna kuulama? Olen arengupartner ühtedele meeskondadele, töötan siis nii coachi, koolitaja, superviisorina. Inimesed kuulama, mõtlevad, jõle kihvt asi, persooni bränd. Mis on esimesed paar asja, mida nüüd inimene päris nullist, kui ta ei ole selle persooni brändi ehitamisega varem tegelenud, millest ta peaks alustama, mida ta peaks silmas pidama? Ma arvan, et võtmesõna on eneseteadlikkus, et kõigepealt, kes sa ise oled, vaata, mida sa müüma hakkad, on ju. Et see, et tihti, ma lihtsalt toon näite, et näiteks juuksur, et läheb juuksuri kooli, on ju, lähen õpin selle ameti endal selgeks ja siis lähen kuskil salongi ka ja ootan, et kliendid tulevad uksest sisse, on ju. No ei tule, ei hakka tulema. Teine asi on nüüd ülikoolis istuda, eks ole, aastaid, et miks peaks seda ülikoolis tegema? No vaata, kui sa küsid nüüd elukestva õppija paadunud nagu õppuri käest nagu seda, siis ma ütleks, et õppimine peaks olema kogu aeg nagu sul nagu kalendris kirjas, on ju. Aga et eriti veel, kui sa nagu teed mingit isikuteenust, on ju, et see eneseareng peaks olema nagu loomulik protsessi osa, on ju. Et see, et ma õppisin, ma ei tea, nahakunstnikuks aastal 77 ja ma rohkem midagi juurde ei õpi, siis sa sured välja lihtsalt, see dinosaurus, on ju. Et esiteks, et see on juba üks oluline mõte, ja vaadates seda, mis mina nagu esimesed 2 aastat tegin, siis kõik need olulised aspektid on minu arust seal nagu programmis nagu kaetud. Kõik on jube põnev ja oleks ma natukenegi noorem, ma läheksin päevapealt, paneksin ennast kirja ja hakkaksin... Sul ei ole vara, sul on juba siuke kuvand olemas, vaata. Ja, nagu sa ütled, elukestev õpe ja kõik, see on väga põnev. Aitäh sulle, Jaanika, selle ägeda vestluse eest. Aitäh sulle, Mihkel.